95% Liibanoni elanikest on araablased. Samas paljud liibanonlased, eriti kristlased, ei pea ennast araablasteks, nimetades end pigem foiniiklaste ja kaananlaste järeltulijateks. Nende elustiil on euroopalik ja ka välimuselt, kommetelt ja olemuselt on nad pigem eurooplaste kui araablaste moodi. Kuigi emakeel on araabia keel, on paljude perede kodune keel hoopis prantsuse keel. Inglise keel on samuti laialt levinud. See riik meenutab siin kangesti Gruusiat juba, sellepärast et inimesed on nii külalislahked, et lihtsalt suu jääb lahti. Pidasime korraks kinni siin, et seda ilusat vaadet siin nautida ja juba siin koopa sees on mingi maja ja mingi tädi tuli välja ja ütles, et nüüd läheb suuremaks puuvilja söömiseks. Mis teab? Härra tuli koju, tal oli arvuti kaasas ja kui küsisime, et milleks siis arvutit vaja, ta ütles, et tal on nüüd internet, see on üleval on wireless device ja arvutit on tal vaja selleks, et õppida inglise keelt. Nimelt pidi ta iga päev mõne sõna arvutis omale selgeks tegema ja siis kordab seda. Nii et on mingi 3 või 4 sõna juba täiesti selgeks saanud inglise keeles. Kristlaste hulka kuulub ülilahke pererahvas oleks meiega seal veel pikalt oma inglise keelt harjutanud, aga kuna päike oli juba mägede taha vajunud, otsustasime, et saame lubada veel vaid tassikese kohvi. Või pigem võiks öelda pitsikese, aga ega rohkem ei oleks nii kange, et kohvi juua tohtinudki. Kohv on kange, see on nagu bituumen ja ma loodan, et see raputab mul selle viimase väsimuse ka süüst välja ja annab natuke soojust. Siin mägedes on tõesti nagu viine võtaks. Ta küll kõik peale apustada. Seda kanget vererõhutõstjat oli hädasti vaja ka, sest Beiruti liiklus on ikka paras hullumaja. Sõideti reegli järgi, sõidab see, kes julgeb. Ööd on siin pimedad, ööd on siin külmad, järve musta vee peal kõigub kipakas kanu. Isegi kohalik taksojuht läks praktiliselt segi, kui ühe julmalt ette keeranud autojuhi tegevusest naerukrampidesse sattus. Täitsa rollile. Ja Browni liikumine on Beiruti liikluse kõrval korrapärasuse musternäide. Seetõttu otsustasime vaadata, mis mujal Liibanonis toimub. Põgusale Liibanoni avastusretkele viis meid vahva Eesti tüdruk Mari-Liis, kes juba mõned aastad seal koos elukaaslasega elanud. Ma olen praegu Kadisha välis, mis tähendab aramea keeles püha orgu. Ja siin on nendes kaljude sees on hästi palju raiutud neid väikseid kloostreid, kus nad põgenesid usulistel põhjustel. Liibanoni 2 miljonist elanikust pool elab pealinnas Beirutis, aga loomulikult peale Beiruti on siin riigis varata veel väga palju ja antud hetkel asume umbes 1900 meetrit üle merepinna. Ja on natuke selline kummaline tunne isegi tulla Eestist lume seest ära ja sattuda siin Liibanonis jälle lume sisse. Hetk tagasi oli meil allpool mere ääres selline 20-kraadine palavus. Nüüd on päris jahedaks läinud ja mu selja taga, palun väga, on jälle lumi. Meie siht oli aga minna mägedesse vaatama viimaseid Liibanoni seedreid. Seda puud on mainitud juba Gilgameshi eeposes ja samuti ka piiblis. Seetõttu on ära kujutatud ka Liibanoni lipul ja vapil. Aga nagu oligi oodata, ei läinud meil see seedri vaatamine nii ladusalt kui normaalsetel inimestel. Liibanonis käivad asjad siis sedamoodi, et see park, kus neid seedreid näeb, ei ole veel avatud. Aga ugrimees ronib lihtsalt üle aia ja läheb vaatab ikka need asjad ära. Tundub, et see on okei.
need puud siin tunduvad väga vanad ja suured. Mis puud need on? Need on Liibanoni seedrid. Need on ühed vanemad siin. Kuskil 3000 aastat vanad on siin 10 tükki, siis siin on veel 1000 aasta vanused on kuskil, ma ei tea, paar tükki ja siis ülejäänud on kuni 1000 aastat vanad. Ja see on üks näiteks paksemaid siin. Puid üldse siin on kuskil 375 tükki. Aga kas neid on kuskil mujal Liibanonis ka või on ainult veel siin järgi jäänud? Siin on paar kohta, kus neid järgi on, aga neid kohti on väga vähe, et kunagi ammu need kõik mäed olid siin kaetud puudega, aga siis need raiuti kõik maha ja juba 6. sajandil, nii et siis keegi uuesti istutan neid ja põhimõtteliselt nüüd on kõik lageplats, et see kõik siin on looduskaitse all. Siin on aed ümber ehitatud, nagu näha oli ja põhimõtteliselt siin ei tohi oksa ka murda, nii et see koht on nagu, seda nimetatakse Cedars of God, et nagu Jumala seedrid, et need on nende jaoks ka püha selles mõttes koht, et need seedripuud on andnud neile väga palju, see sobib absoluutselt igasuguseks ehituseks ja see on nagu ammu neil juba väga tähtis puu olnud. Erakordselt mädanemiskindlast seedripuidust ehitatud hooned võivad vastu pidada aastatuhandeid. Kuningas Salomon lasi Jeruusalemma kuulsa templi ehitada just seedripuust. Seedripuitu kasutasid ka Egiptuse vaaraod. Foiniiklased vajasid seedripuitu oma laevade jaoks ja eks nii need puud lõpuks otsa saidki. Eestlane leidis aga, et ei tasu kogu maailma valu oma õlgadele võtta ja tundis rõõmu lihtsatest asjadest. Pole ammu või pole kunagi tsiklimatkal lumesõda mänginud, aga kui võimalus on, siis peab seda tegema. Et me mets ei saaksi otsa, et me mets ei läheks metsa. Emmiga ja Bemmiga või hoopis ka Teemiga, Aprilia ja Hondaga ja Kawasaki Ninjaga. Ei, see ei ole USA või mingi Lääne-Euroopa. Asukoht on hoopis rahutu Lähis-Ida, täpsemalt Beirut, Liibanoni pealinn. Reeglina seostub see riik ja eriti Beirut rohkem pommitamiste ja muu negatiivsega, aga siin on tõestus selle kohta, et tegelikult käib Beirutis pidu. Nii uhkeid tsikleid nii suures koguses, nii väikesel territooriumil annab mujalt otsida. Tegemist oli heategevusliku ühissõiduga, mille korraldas Itaalia saatkond Liibanonis. This is a solidarity event. It's a race funding motorcycle ride. We are going to visit the UNIFIL Italian base in the south in Shama. We are going to take 280 bikes and we are going to make a donation for 2 institutions in the south, 2 power generators, to a school and to a municipality. Lisaks oli selle ühissõidu eesmärk tutvustada Itaalia rahuvalvajate missiooni Liibanonis, samuti propageerida tsiklisõitu kui elustiili. You know, there are some prejudices against bikers for many reasons, cultural, historical, but I think that through these events, this mentality, this attitude can change, definitely. Itaalia rahuvalvajate baasid asuvad Lõuna-Liibanonis, Iisraeli piiri ääres ja just sinna oligi see pea 300 tsikliga jõukteel. Selleks, et ratastega sinna lõunasse saada, nad peavad sõitma läbi ühest linnast, kus mootorrattaga sõitmine on keelatud, selle nimi on Saida. Ja Saidas juhtus paar aastat tagasi lugu, kus mootorratturid väidetavalt olid maha lasknud 2 inimest. Ja sellest alates linnast mootorrattaga läbi sõita ei tohi, politseinikel on luba tulistada kõiki mootorrattureid. Nüüd antud sõidu raames anti siis kõikidele sõitjatele spetsiaalne kood, millega piksutatakse seal turvapunktist nad läbi ja nad tohivad läbi selle tsooni siis sõita ainult grupis. Ja samamoodi selle koodi alusel nad saavad sinna sõjaväebaasi sisse, kus siis Itaalia sõjavägi neid võõrustab. Silmatorkavalt palju oli sellel heategevussõidul osalemas naisterahvaid ja sugugi mitte ainult tagaistmel. Today in Lebanon it's becoming a bit more often. 10 years ago when I started I was like 1 to 2 people riding. Today there's a lot of more girls riding and I think you might find them a bit around here. I think there's around 14 people.
Yeah, not bad. You gather together and you take a ride somewhere. Yes, there's different groups depending on the bike, like the BMW group, the Aprilia group, and so on. So we definitely do every Sunday or Saturday. We do rides and we enjoy. We visit Lebanon and we discover new areas. Yes, meil on bensulõhnad, saabastel on paksud põhjad. Motorrattal sõidame, vabadust me naudime. Kogu selle ürituse organiseeritus, pisimategi detailide läbimõtlemine, kord ja turvalisus. See kõik jättis äärmiselt hea mulje Liibanonist kui korraliku tsiklikultuuriga riigist. No motoreportergi on sattunud erinevatele tsikli kokkutulekutele üle kogu maailma, aga niivõrd head ja tasemel organiseerimist nagu siin Liibanonis annab ikka otsida. Ja ma usun, et ka Eesti tsikli kokkutulekute korraldajatel on siit mida õppida. Huvitav on seekordselt reisilt saadud kogemus, et kuigi pole väga tähtis, millise tsikliga sa sõidad. Parim esindatus erinevates riikides on ikkagi vanal heal Harley Davidsonil. Ka kõnealusel heategevussõidul andsid tooni just harrikad. Rõhuv enamus kokkutulnuid kulges just seda marki Ameerika raua seljas. Beirutis asub ka igati korralik Harley Davidsoni esindus. Riding is beautiful in Lebanon. We have some, I think, very good weather, or some of the best weathers that you'll come across. Today we're in the spring, so it's riding time, basically. And usually every Sunday we do have a ride. There are different rides. If you ride on a Sunday, you will see people going in different directions in big quantities. Kõrvus vilistab nüüd tuul, ära käime kas või kuul. Liibanon on vaid 10 400 ruutkilomeetri suurune. See tähendab, et ei ole vaja just palju pühapäevi, et see riik otsast otsani läbi sõita. Eriti kui osa riiki on liikluseks üldse suletud ja osadesse piirkondadesse nagu Pekka Org ei sõida meeleldi ka kohalikud motomehed. Seetõttu külastatakse tihti ka välisriike. The closest for us is Syria, so you will find a Sunday ride. People will go to Syria and come back. We do ride to Jordan. We've ridden to Turkey. Those are the countries here. Omast kogemusest võime öelda, et Liibanonis leidub sadu kilomeetreid fantastilisi teid, kus tsikliga sõita. Eriti soovitame Põhja-Liibanonis asuvaid mägesid. Motoreporteri esimene kohtumine kurikuulsa Pekka Oruga oli mitmekordselt kõhedust tekitav. Kuigi meie liikumine Liibanonis oli spetsiaalselt korraldatud ja turvatud, lisas murelikkus tohutu udu, mis meid mägedes tervitas. Ja kui me alguses sisendasime endale, et nii peabki olema ja et tegemist pole millegi erakorralisega, siis see lohutus purunes hetkel, kui me nägime esimest korda selles riigis autojuhti turvavööd endale peale panemas. No siis saime aru, et asi peab ikka tõesti tõsine olema. Aga orgu laskudes saime suure pilve seest välja ja elu muutus kohe palju lõbusamaks. Seda eriti meie Pekaasse mineku põhjust arvestades. Me olime teel ühte Liibanoni kuulsaimasse veinimõisa. No vaevalt, et kõik eestlased üldse midagi Liibanoni veinidest teavad, kuigi selle märjukese tootmise traditsioon pidada lausa foiniiklasteni ulatuma. We are at 1,100 meters of altitude. This gives it a bit more exposure to the wind, a bit less exposure to the sun, depending on the seasons. And so you have this different taste to it. This actually is reflected throughout all Lebanese wines. This different taste that you can find in like French wines or Italian wines or Spanish wines. Üks veinimeister, tore mees, saad tema juurde õpitee, sest vein, mis teeb, on nõnda hea, et nutma healeski ei pea. Kefraja veinimõisas usutakse, et veini valmistamine on üks kunstiliike.
Seetõttu ei tee nad kunagi veini vaid ühest viinamarjasordist, vaid kunstnik kasutab oma teose loomiseks erinevaid nii-öelda värve või noote. Kunstiga seotust on Gefraiaga sõna otseses mõttes rõhutanud, sest kõrgema klassi veinidele valmistab seal igal aastal uue etiketi mõni kuulus Liibanoni naiskunstnik. Veinimõisa territooriumil asuvad omaniku tahte järgi ka väikesed pargikesed, mil maailma kuulsate heliloojate nimed antud. Veinimõisaga tutvumine läks muidugi nagu motoreporterile kohane, suhteliselt kummaliselt. Külm on, märg, sadama hakkas, siin pidi olema soe kliima, me oleme kuskil lõunas, aga ei ole, ilm. Kurat, külm, 5 kraadi ja kõik tuleb. Mis vähid? Me oleme ekskursioonil. Spordis. Veinimõisas. Spordilaagris, Mäkke jooks. Midagi ei saa aru. Väga kiiresti. Õnneks olime sellises kohas, kus külmarohu puudust küll ei olnud ja Ugri mees hakkaski üha selgemaid vihjeid degusteerimise suunas tegema. Looduse vastu ei saa lihtsalt, et inimene vajab teatuid asju eluks ja üks neist on ka siin pakutav. Saab klaasi kannu kruusiga ja meier suure juustu ämbriga on siin. Kella peal sa tulla võid, kui aega tead. Ma esimest korda elus maitsen Liibanoni veini ja minu meelest on see tõeliselt hea vein. Väga huvitava maitsega ja ma mõtlen seda positiivses mõttes, mitte nagu eestlane tavaliselt, kui midagi on omapärase maitsega, siis ei kõlba seda tavaliselt juua ega süüa. Nad on tõesti sellised huvitavad. Huvitav on ehk veel ka fakt, et 45 riigi seas on suurim turg, kuhu Liibanon oma veine ekspordib, Prantsusmaa. Because they appreciate this wine culture so much and because they know it so much, they appreciate all the effort that is being done in Lebanese wine and they notice the difference and the quality there is into it. Vähetähtis pole muidugi ka välisliibanonlaste suur hulk. Kodus elab vaid umbes 4 miljonit, välisriikides aga tervelt 8 miljonit Liibanoni inimest, neist suur hulk Prantsusmaal. Tuleb ka tunnistada, et nähes kõike seda moodsat tootmist ja turundust on veidi piinlik, et ka minu enda ettekujutus Liibanonist oli veidi teistsugune. Ega eestlanegi eriti rõõmus ole, kui välismaalaste arvates oleme mingi alaarenenud metsarahvas ja et Eesti on mingi veider vaene riik, kus pole ei elektrit ega joogivett. Jah, Liibanonis on olukord keeruline, kuid inimestel on meeletu soov elu paremaks muuta. You know, you cannot control what the press says. You cannot control what happens. Bad news sell. This is what I always say. And so the people, when they hear about bad things happening here, or with people hear about how Lebanon is still a desert and you can ride on the camel, come and see the difference here. Come and see Beirut. Come and see the nightlife. Come and see the people, the friendliness. So welcome to Lebanon. Welcome to Lebanon and enjoy the wine. Thank you. Et Liibanonist Jordaaniasse saada tuli meil teistkordselt läbida kurikuulus PK-org. Ilm oli küll mõnevõrra parem kui eelmisel korral seda paika külastades, kuid kõhe tunne oli sõita ikkagi. Eriti siis, kui tsiklil seal orus sidur libisema hakkas ja armatuuris hoiatav punane märgutuli süttis. On, mis on, mina siia seisma ja tsiklit remontima küll ei jää, käis peast läbi. Õnneks olid üsna tihedalt tee ääres sõjaväe kontrollpunktid, keda oli teavitatud meie liikumistest. Samas ega siis PK-oruga kõhedad kohad veel otsa ei saanud. Edasi olime Süüria territooriumil, kus me samuti hullu pilguga lihtsalt Jordaania piiri poole kihutasime. Ainult ühes kohas ei suutnud me vastu panna ja tegime väikese peatuse. Üllatavalt kiiresti läks Süüria teine piir ja nüüd me oleme sõitnud, jube uni tuli peale vahepeal. Aga nüüd on koht nimega. Tadaa! Eks must huumor oligi ainus, mis meil meeleolu seal üleval hoidis. Suurematesse linnadesse me Süürias oma nina toppida ei julgenud, sest näiteks selles samas Taraas käis tol hetkel juba korralik madin. Hulk valitsuse vastaseid meeleavaldajaid tapetud ja linna sisse viivad teed blokeeritud. Absoluutselt igasugune kõhedus oli aga nagu peoga pühitud, kui jõudsime Jordaania kuningriiki. Kõik on ilus, teed on klaarid, politsei on tee ääres, mõõdavad kiirust, bensiinijaamas on hoopis teine tase, mis Süürias. Aga kombed on samad. Kohe tulevad väiksed kommid, ilmselt tuleb ka tee juba pandi keema.
Esimese asjana külastasime Eesti aukonsulit Jordaanias, et uurida, mis siis selles piirkonnas õieti toimub ja kui turvaline meil on oma reisi Jordaanias jätkata. Ammanis resideeruv konsul otse kui päris selle ameti oma isalt, kes oli pikaaegne aukonsul aastaid varem ja kelle tööd poeg nüüd jätkab. Kuigi ka Jordaanias oli tol hetkel reede õhtuti meeleavaldusi, ei usu aukonsul, et see tõsisemate tagajärgedeni viiks. I don't think there will ever be a full regime change thing in Jordan because we've had great leadership, and if you took Jordan to be a company and you look at what Jordan has developed in the last 50 years as a company, you'd say, I want to invest in this company. It's a successful company because the Jordanian society is also fairly well educated. So that's one of the other natural resources that we have, is the education of the people. Hiljem veendusime ka ise, et kuigi Jordaaniat valitseb kuningas, on seal juba sadu aastaid toiminud parlament, mistõttu ei ole seal sellist rõhumist ja suletust nagu nii mõneski Jordaania naaberriigis. Samuti armastab Jordaania rahvas oma kuningat ja peab temast lugu. Eestlastelt on aukonsuli sõnul aga jordaanlastel üht-teist õppida. Ja mitte ainult seda, kuidas põlevkivist energiat toota, millega Eesti Energia selles kauges riigis praegu hoolega tegeleb. Estonians that have visited Jordan have been exemplary. In a sense, they actually hope to teach Jordanians about adventure. Maybe they could pick up some things about the joy of life that Estonians have. And all of the Estonians here have traveled and been extremely adventurous and know a lot of details about Jordan before coming here. So they've done their homework. Tänu Eesti Energiale on aga Eesti Jordaanias päris tuntud. Ei kohta just palju riike maailmas, kus enamus inimesi teaks, mis imeloom see Eesti selline on. Jordaania on meie sugustele motomatkajatele ka selle poolest mõnus paik, et kuningas isiklikult on üsna korralik tsiklifänn. Harley Davidsoni esindus Ammanis uhkustab oma seinal fotoga kuningast mootorratta seljas, mille on poe omanik isiklikult pildistanud, kui nad üheskoos ennast tuulutamas käisid. Harley Davidsoni Jordaania esindus väärib täiesti eraldi äramärkimist. Tuleb tunnistada, et seni kogetust oli see võimsaim elamus, mille ühest tsiklipoest oleme saanud. Meestel on vaades, et paistab Jeruusalemm lihtsalt. Lihtne. Seda maja pidi olema siin 6 korrust maa alla. Või tähendab, see pidi olema 6-korruseline hoone ja kõik pidi olema nende Harley käsutuses. Ma nagu ei oskagi arvata midagi, mis seal allpool veel on. Ärme Eesti Harley poistele seda näita. Poisid, ärge vaadake seda. Kogu respekti juures. Seda kõike väga palju. Oleme täiesti Harley Davidsoni paradiisi saatanud. Felix juures lifti. Ma olen mul käes läbisanud. Vähe sellest, et siin aknast Jeruusalemmist paistab, ei ole mina oma elus nii puhast, korrektset ja mõnusa õhkkonnaga tsikli töökoda näinud. Et siin tõepoolest ei ole kuskil aru saada, et tegemist oleks mingi õliste ja bensiini ja muude määrdeainetega tegelevate inimestega, vaid kõik on puhas, nii et sööb või õhtusööki siin. Peale korra ja puhtuse oli seal ka imevidinaid, näiteks oli võimalus tsiklit ostma tulles koha peal sellega väikene proovisõit teha. Kahjuks ta veel ei kalluta, kurve sellega võtta ei saa, aga mingi tunde saab kätte, et kuidas mootor jookseb, kuidas käigud, pidurid. Et selline väärt atribuut. Ühesõnaga see politsei mootorratas, nad teevad praegu seda, putitavad ja siis annavad selle maanteepolitseile ja maanteepolitsei siis otsustab, et kas nad võtavad neid juurde. Muidugi ausalt öelda, see oleks karju ebaõiglus, kui politsei endale sellised tsiklit võtab. See on ebaõiglane. Nii häid ei ole vaja neile. Politsei oli kohalikest elanikest peale kuninga perekonnaga ainus, kes tohtis kuni eelmise aastani omada ja kasutada mootorrattaid. Seega pole ka ime, et nüüd on selles riigis lausa mootorratta buum vallandunud.
Jordan ja Harley Davidson on 10-kuulise lahtioleku aja jooksul müünud juba 150 seda tüüpi mootorratast ja ka meie kohaloleku ajal sai üks õnnelik mees oma kallikese kätte ja läks oma esimesele sõidule. Mees läheb nullist, sellel siklil on 0 miili ees ja siit ta läheb täiesti üles. 0 miili. Läheb 0 mile.